Katrin Sangla ja tutvustan teile rubriigist 50 ilunippi, kuidas teha korralikku põhja, kuidas praimida õigesti, kuidas modelleerida seda ja kuidas teha nii, et see mehiumestus püsiks 12 tundi. Nii, ja nüüd, et kvaliteetset põhja saavutada, mis kestab terve päev, läheb ka vaja erinevaid tooteid. Ma alustan nüüd setting spray, mis tegelikult kasutatakse ka peale meigi fiksaatoriks. Ma olen leidnud, et see toredasti kleebib nagu selle meigi kinni. Alustan juba setting spray panemisega. Loob mulle sellise kinnitava põhja ja samas nagu värskendab naha ära ka. Järgmine asi, mis on pooride minimaiser. Ehk kui sul on kas rasusem nägu või tahad, et need poorid oleks märkamatumad, siis kannadki sellist primerit ja primer iseenesest on lihtsalt meegi kinnitav kreem. Et ta võib olla niisutav, et saaksid ilusti hajutused teha ja oleks nad nähtavad. Ta võib olla ka selline matistav, et meik püsiks paremini. See on nüüd poore ahendav primer. Järgmiseks võtan sellise primeri, mis on highlighteriga. Ehk siis veikene selline sära, ei pea kasutama üle terve naha. Samas üle terve naha annab ta toreda, mõnusa, elusa, moodsa läike. Võid segada teda eraldi oma jumestuskreemiga, siis ta jääb vähem, aga see jumestuskreem kinnitub paremini. Ja mulle väga meeldib see, et mitte ainult selline värske, tervislik, nooruslik jume ei teki, vaid ka see, et need meigid jäävad nii hästi püsima, et see ei ole midagi võrreldav nii, nagu mina ka 90-ndatele alustasin, et olid sellised paaksud, õlide ja vahadega jumestuskreemid, et kui neid kasutasid, siis teadsid, et see tõesti püsib, et kõik teised enam nii hästi ei püsi. Kui tunda ta veidikene nakkub, et nüüd on võimalik valida, väga moodne on teha 2 erineva värviga. Samas võid valida ka lihtsalt oma näonaha toonile kõige sobivama toote. Ja valik võiks alati jääda ikkagi selline, mis ei erine kaelast. Et kui sa nüüd paned ka avarama dekorteega pildi, nii, vaatame. No, mulle tundub isegi natukene soemana see, kui peaks. Sellisel juhul ma lihtsalt lisan sellist heledat õhukest jumestuskreemi ja segan selle. Kontrollime nüüd, kas läheb. Jah, läheb oluliselt paremini. Ilusti sulandub oma nahavärviga kokku. Ja see jumestuskreem on nüüd tõesti mõeldud selleks ainult, et mitte sellist keegitaolist või paksu põhja teha, mida välja minnes on suisa eematav vaadata. Ma olen ise 2 korral niiviisi võpatanud sisemist, ka väga ilus meik on, aga väga vale aeg ja vale koht selleks. Et need jäägu ikka rohkem õhtumeigiks sellised tehnikad. Päevaks ei ole seda vaja. No kuidas räägitakse pintsliga, mingisuguse švammiga, sõrmedega, no mis see nüüd kõige õigem meetod oleks? No kõige õigem on ikkagi see, mis sul omale meeldib ja millega sa saad hakkama. Et siin ei ole õigeid või valesid meetodeid. Lihtsalt, mis mugav on. Alati jäävad ka näpud. Näpud on soojad. Nii, ja see on nüüd silmaaluste peitja ja kõige paremini, et tegelikult nad neutraliseerivad selle värvi, aga samas ka modelleerivad juba näo. Ja seda kõike sa paned nagu primerile, meigi aluskreemile, kõigile nendele asjadele otsa. Ja, vaata, mina ei usu sellesse, et kui panna seda alla, et siis sa suudad selle põhja niimoodi ära hajutada, et ta ei lähe sul ashi, ehk siis põhjavärv ei muutu selliseks puriseks. Sellepärast on parem neid panna siia peale, kui sa vaatad need. Ma neutraliseerin ära, muudan selle keskosa veidikene helendavaks ja heledaks. Ja see omakorda loob sellise 3-mõõtmelise illusiooni ja tekib tunne, et sul ongi selline imeilus skulptureeritud nägu. Meie nägu siin muidugi ongi imeilus ja skulptureeritud, aga noh, kui sa ise endal kodus meiki teed, siis see meik ei ole mitte midagi muud kui selline illusiooni loomine.
kas kõiki seda natukene liiga palju ei saa, et siin on 5 kihti, et kui ma näitan sulle kõhukene, see kiht ja peaaegu on ikkagi, kui sa ei vali ise pakse tekstuure, siis tegelikult see näiline paksus, mis on, ta on lihtsalt see kinnituspind. Aga loomulikult võib ju teha ka niimoodi, et seda jääb ka liiga palju ja kõik, kes tulevad lähedale, ehmatavad, nagu mina olen seda omal ajal teinud. Siin ikkagi oleneb väga-väga sellest tekstuuri valikust. Kui ta on selline õhukene ja läbikumav, siis tegelikult see annab selle illusiooni. Veidikene lõuna. Lõuasaga, et välja tuua seda modelleerimisjoont, siis tore on teada, kuidas kõike võib teha ja mida kõike saab teha üldse meigi abil, kui sa nüüd vaatad seal. Annab sellise helendava mulje silma alla ja kohe me teeme veel ühe moodsa triki, mis on setting, puudri kasutamine ja see on puuder, mis pärast püütakse silma alt ära. Siis kui ta on kinnitanud sul selle meigi korralikult silma alla. Seda ma soovitan tõesti teha nüüd naistele, kes on alla 35 keskmiselt. Et kui on nagu väga head siledad silmaalused, siis ta ei tõmba kuskile sinna kortsukese sisse. Aga näita meile, mis asja sa sinna paned? Ma näitan need tooted kõik eraldi, see on niisugune spetsiaalne karbikene, kus on peitevärvid ja selline pisikene puuder. Selle puudri paneme ka. Kohe niimoodi suurelt. Kas puuder pole, sa ütlesid küll, et alla 30 aastase, et kui ei ole kortsukesi silma all, aga kas see puuder silma all ei ole ikkagi alati äärmiselt ohtlik? Tead, mitte enam tänapäeval. See puudri tekstuur, HD-puudrid, nad on imeõhkesed. Sa tegelikult ei märkagi seda tekstuuri, ta annab lihtsalt mati pinna ja kinnitab selle meigi. Et see ei ole see puuder, mis nüüd oli tõesti vanast, et mida sa ei võinud panna. Mina olen 47 ja kasutan sama tehnikat oma silmaaluste jaoks ja võin julgelt öelda, et toimib küll kui õigesti teha. HD-puuder. Ja. Väga peen. Siin võib väikse pausi korra teha, mulle väike korrektuur. Nii. Vaata. Kas nina ka kontuuritakse? Ikka kontuuritakse ja nina kontuurimine on väga populaarne teema. Ning võttes sellise peenikese lameda otsaga pintsli, näed, joonistad sa välja varju võrdselt nina otsa, kohe näitan. Ja nüüd hakkad seda siis hajutama. Ehk siis sa joonistad nagu 2 tumedat triipu. Ja 2 tumedat triipu sümmeetriliselt. Ning nüüd hakkad hajutama. Ja see toimib väga hästi kõik naised, kes armastavad väga selfitada. Väga hästi toimib nende piltide peal. Ta loob sellise illusiooni, et see nina on palju-palju peene. Niimoodi tähtis on ta lihtsalt ära hajutada. Nagu sa vaatad, see nina modelleerimisjoon, ta läheb tegelikult kokku sul selle lauvärviga, mis silma sisenurkades oli. Et siis ta on nagu õieti, et ta kogu selle näostruktuuri toob paremini esile. Nii, kui tahad lõpetada, et nina on lühem, siis natukene otsa teed ka jumekamaks ja mis ma näitan veel ühe nipi, ma tean, mida sa ise väga imestasid sellise Instagramist tulnud läikiv nina ots. Nii, ja keskele paned siis midagi heledamat? Just, keskele toon selle nina selja välja, aga selle fikseerin pärast puudriga ja läike
puudriga samuti. Nii, nüüd pühin ära silmaaluste puudri ja fikseerin õhukese puudriga kogu selle modelleerimise, see võtab ära need ülemineku liiga tugevad randid.